Tere õhtust! Käesoleva aasta algul, veebruaris 2017, tehti väga huvitav avastus. USA's Missouri osariigis asuvas Winston Churchilli muuseumis avastati essee, selle käsikiri, mis pärineb aastast 1939. Sel aastal oli Winston Churchill kirjutanud essee, milles ta käsitleb maavälise mõistuse temaatikat. Eriti tähelepanuväärne on essee kirjutamise aeg. Aasta 1939, mõni kuu enne teise maailmasõja puhkemist. Briti kunagine peaminister ufodest. Poeet ja maalikunstnik Alexander Schumann üleloomulikest olenditest. Sõjaväelase ja vaimuliku Einar Laigna isiklik ufopäevik. Mõned maailma parimad ufovaatluste salvestused aastal 2017. Viljaringide müsteerium jätkub raugematu hooga. Kommenteerib Igor Volke. Aastal 1939 oli Winston Churchill 64-aastane. Tal oli selja taga poliitiku, riigimehe ja sõjaväelase keeruline karjäär. Tõusulained olid vaheldunud tugevate tagasilöökidega. Poliitilises mõttes oli Churchill 1939. aasta esimesel poolel töötu. Aastat 1939 oli ta vastu võtnud oma kodus väikest aiamaja ehitades. 1939. aasta kevadel kirjutaski tulevane Briti peaminister essee, mida pole avaldatud tänase päevani ja mille peateemaks on maaväliste tsivilisatsioonide temaatika. Kordame üle. Käsikiri leiti veebruaris 2017 kõigepealt Churchilli muuseumis Fultonis, USA's. Seejärel ilmusid välja 2 koopiat ka Winston Churchilli muuseumis Londonis. 1. septembril 1939 kutsuti Churchill tagasi valitsusse ja talle usaldati mereministri ametikoht. 3. septembril 1939 kuulutas Suurbritannia sõja Saksamaale. Briti kuningriik oli astunud teise maailmasõtta. Hoolimata sellest, et käes olid ülimalt keerulised ajad, mõtles mereminister Churchill aeg-ajalt ka maailmaruumis toimuvale. 16. oktoobril 1939 saadab Briti tulevane peaminister oma kirjastajale essee, milles ta käsitleb üksikasjalikult maavälise mõistuse teemasid. Käesoleva aasta veebruaris avastatud essee autor Winston Churchill kirjutab. Ma ei ole arvamusel, et meie tsivilisatsioon on suures universumis ainus ja et meie oleme ainsad intelligentsed olendid või et meie arengutase on läbi aegade kõige kõrgem. Churchilli huvi maavälise aruka elu ilmingute vastu ei olnud pinnapealne ega lühiajaline. 10. mail 1940 nimetatakse Winston Churchill Briti peaministriks. Riigi teadlased ja luureorganid saavad ülesande koguda vaatlusandmeid ja selgitada välja tundmatu nähtuse olemus. Jätkab Igor Volke. Sama oli siis enne sõda oli Churchilli hoiakut, kus ta nõudis UFO temaatika suhtes teadlasringkonnalt väga kategooriliselt selgeks tegemist, millega siis lõppkokkuvõttes tegemist on, sest luureandmed on liiga tõsiselt võetavad, et kogu seda signaali ignoreerida. Nii et riigipead on informeeritud, mõned vähem, teised rohkem, vastavalt nende kaliibrile või luureteenistuse mahule ja võimekusele. Saatesarja Taevariik ufodega 33 saate jooksul oleme tänaseks jõudnud punktini, kus tuleb tõdeda. Ehkki ufovaatluste ja videosalvestuste arv on kogu maailmas hüppeliselt suurenenud, pole salastatud tõde ufode kohta veel avalikkuse ette jõudnud. Riigipead, valitsusjuhid ja luureametkondade esindajad vaikivad endiselt. Välja arvatud üks erand,
Venemaa peaministri Dmitri Medvedjevi aastal 2012 tehtud avaldus. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Huvitav oleks teada, kuidas kommenteeriks tänaseid ufovaatlusi ja Venemaa peaministri avaldust Churchill, erakordsete vaimsete võimetega inimene. Aastal 2002 BBC poolt läbi viidud küsitlus näitas, et rahvas peab Sir Winston Churchilli kui Suurbritannia päästjat teises maailmasõjas kõikide aegade suurimaks britiks. Ka eestlaste seas on üks kirjanik ja maalikunstnik, kelle huviorbiiti kuulus maavälise mõistuse temaatika. Lääne-Virumaal Simula lähedal Metsakülas taluniku pojana sündinud Aleksander Suuman on kirjutanud üle 10 luulekogu ja on esinenud oma maalidega paljudel näitustel. Maavälise mõistuse ja üleloomulike jõudude teema kajastub eriti ilmekalt tema luuleloomingus. Aleksander Suumani teostes esinevate üleloomulike olenditega on tuttav ka Igor Volke. Siis sealt piirkonnast veel Aleksander Suumani väga vaimukad mälestused ja luuletus kohtumisest anomaalse olendiga või päkapiku või mingi sellise elfi või loodusvaimuga. Järgnevatel minutitel jutustab tema poeg Toomas Suuman oma isa Aleksander Suumani poolt jutustatud 3 erakordset ja mitmes mõttes tähelepanuväärset lugu. Mulle tundub, et need sobivad suurepäraselt praegusesse jõulueelsesse aega. Tuleb poisikene külmal talvepäeval koolist koju. Ja luuletus algabki sõnadega kord külmal talvepäeval tulin koolist koju. Ta pidi olema Simunas, käis koolis, ta pidi olema seal internaadis, aga ta ei tahtnud seal olla, kuna ta oli väikest kasvu ja Metsakülast ja teised lapsed eriti ei sallinud, et imelik ja sai ka kere peale ja ei tahtnud olla, tahtis koju minna. Mõtles, et läheb otse, eksis ära. Külm, kohutavalt külm. Eksis oma enda kodumetsa talvel ära, läks viltu, nagu hiljem selgus. Ja ütles, et pime tuleb peale ja nii külm, et luuletuses on kirjas raks ja raks noori mände murdsid külma käed. Ja ise mõtleb, et hommikuni vastu küll ei pea. Kevadel siit poisikese kondid leitakse ja neil on palit peal. Hirmus, väike poiss ja kuna ta seal kandis kasvanud, ta teadis suurepäraselt, mis juhtub. Ja korraga kuuleb, sammud tulevad, vaatab ringi, tuleb külamees tema poole. Hää meel ka, aga võõras vaatab. Aga ikkagi inimene tuleb. Külamees, suur karbus, niisugune läki moodi karbus peas, suur kasukas seljas, vildid jalas, korralikult külma vastu riides, härma sabe ees, viht. Mis sa poiss siin teed? Ma tahan koju ära eksinud. Ma tean küll, kus su kodu on, sealt täitsa valesti tulnud. Viin su koju, lähme koos. Kus sa nüüd siin külmetad, vaata hirmu silm väljas. Hoidis poisil käest kinni, suured nahast laavakud ja ajas juttu kogu tee, tundis külarahvast ja kõiki pestlesid, jõudsid metsast välja, ütles, näe, su kodu paistab. Meil oli, see puu on nüüd maha võetud, seal oli aruline kasepuu, oli seal talu maja ees, metsavahi tare, mitte talu. Ja isa vaatas, on kodu, aknast tuli, paistab, ta sai aitäh öelda, mitte kedagi. Kõrval ei olnud mitte kedagi. Ühtegi sammu, ühtegi häält. Jooksis koju, seal soondi ta üles, sai vist pahandada ka, nagu ma mäletan, oli öeldud, kus sa nüüd niisuguse ilmaga hakkad tulema ja puhta sassis omadega, siis ta rääkis selle loo ära. See oli
vanemad olid selle, vanaisa, vanaema olid selle nagu kõrvust mööda lasknud, üldse tähelepanu. Hommikul läksid siis vanaisaga vaatama. Tulid minu isa jäljed, lapse jäljed, kõrval suur lumevagu nende jälgede kõrval, nagu suur taokubu oleks kõrval vedanud endal ja ei midagi. Niisuke lugu. Ja teine lugu, milles külarahva ellu sekkub arvatavasti too sama olend, kes kord külmal talveõhtul väikese sassi elu päästis. Aga nüüd ilmub ta välja heina ajal ja muidugi suveriietes. Naabri vanamees oli rääkinud sõna-sõnalt niisugust juttu. Läks tema meie hoovist läbi heinamaale niitma. Niitis. Vana mees, kaua sa jaksad, istus palginoti peale ja puhkama tõmbas piipulurinal. Pajuvõsa läks laiali, sealt tuli külamees. Ja isa ütles, et ma panin selle kirjelduse järgi kokku, et see pidi olema ikka ilmselt seesama, kes minu koju tõi suure habemega, suviselt riides. Suviselt riides, ütel tere, võtnud piibu, küsin tubakat, anti ka, äti juttu. Korraga see ütleb sellele niitjale, see, kes võsast välja tuli. Kuule mees, kas sa oled loll või? Sa sured nädala aja pärast ära. Sul on talu poja nime peale kirjutamata. Heinaaeg on käes, tohutult tegemist, sinu matmisega on palju tegemist. Kus ta siis nüüd sõidab kuhugi veel pabereid ajama? Sellest tuleb paksu pahandust. Miks sa teed sedasi? Mine koju, sõida Simunasse ja kirjuta talupoja nime peale ära. Mis on huvitav, et siis võeti maailma natuke teistmoodi. Ei hakanud too vanamees küsima, et mis või kes sa oled või kus sa midagi teadis. Võttis oma vikati. Oli ainult minu vanaisaga siis värava peal juttu rääkinud selle loo ära. Läinud koju, rakendanud hobuse ette, sõitnud Simunasse, ainult talupaberid korda, nädala pärast oli läinud. Nii oli läinud ja nii tean mina juttu. Nii on minule räägitud. Need mõlemad lood on uskumatult põnevad mu jaoks. Ja kolmas lugu, milles kooruvad välja meie esivanemate pikaajalised ja lähedased suhted haldjatega. Mulle meeldib eestikeelne sõna haldjas, haldama, haldjas. See, et on keegi veel, kes õigel ajal tuleb ja seda puhku on meil 2 näidet, et õigel ajal tuldi appi ja aitama. Siis on suguvõsas väga tuntud lugu, samuti luuletusena, selle loo räägin ka ära veel. Isa oli karjas, väikse poisikesena karjas. Ei karjas magama, väga lihtne. Karjapoiss ei magama, ärkas üles, lehmad läinud, suurepäraselt teades, kus lehmad on. Lehmad on metskonna kuusenoorendikus. Pahandus. Käre täis võib isegi tulla. Pahandus, suur pahandus. Lehmad läksid sinna, kus maitsvam on. Hüppas üles, teab, kus ta läheb, et jookseb üle. On üks kitsas koht, kust läks väike purre üle, et ma lõikan, sealt ma saan kiiresti kohal. Läks purre üle jõe ja siis oli purde kohal väike käsipuu, eks ole, kus saab kinni hoida, et purre libe on, saab sealt üle minna. Jõudis purdeni. Purde käsipuu oli siis niisugusel kõrgusel, nagu ma kujutan ette, et täiskasvanud inimene läheb üle, siis on vöökohas. Isa ütles, et temalegi oli see umbes nii, et poolest rinnast. Purdel seisab justkui inimene, väga pisike. Toetab lõuga selle käsipuu peale, kus täiskasvanud inimene vöökohas oli, nii pikukene. Riided seljas. Isa ütleb, et luuletuses on härrasmehe rüht ja ilme oli küünarpikul. Et justkui niisugused võõramaise lõikega riided, nagu härrariided, aga ta ütles, et lapse mälestus, et võõrapärane oli. Seisab, juuksed olid olnud keskelt
lahku seitlisse ja lumivalged. Oli vaadanud karjapoisile otsa ja pilgus oli olnud täpselt see, mis on ka kirjas, et kulla poiss, siin, kus mina seisan, siit läbi ei minda. Midagi ei ole teha. Selle koha peal, sellest purdest sina praegu üle ei saa, sellepärast, et siin seisan mina. Ja minust sa mööda ei lähe praegu. Ütles, et isa ütles, et tema oli jäänud seisma nagu sammas, nagu soolasammas, nagu Vanas Testamendis öeldakse. Liigutada ennast ei saanud, see vaatas. Siis oli tõstnud pilgu üles ja isa oli kärkinud maast lahti. Arvas, et 1,5–2 meetri peale. See on nüüd jutt, mida ma räägin. Mina seda ise näinud ei ole, ma räägin juttu, mida mulle on räägitud. Siis pööras ümber ja läks ära. Ja nii kaua, kuni ta veel liikus põõsaste vahel, nii kaua sass oli olnud maast lahti. Siis lasi vaikselt maha tagasi, isa jooksis koju, vanaema oli andnud suhkruvett. Ja mis minu jaoks on hästi huvitav, vanaisa oli mühatanud ainult. Noh, jälle on näitama ennast hakanud, nüüd leidis, keda hirmutada, lapse hirmutab ära. Kutsus isa vanema venna ühes, lähme toome loomad ära. Ei hüpatud, ei karatud, ei ehmutud. No mis nüüd leidis, nüüd on ennast jälle näitama hakanud. See on jälle ennast näitama hakanud. Leidis nüüd ka, keda hirmutada, nüüd hirmutab last. Tuli välja, kõik teadsid. Kõik olid näinud. Keegi ei rääkinud, ikka oli märgatud. Arvati, et meie laseme sul olla, sina lased meil olla. Ilmselgelt teati, et vägi ja võim sellel pisikesel on miskit pidi kordades suurem. Seetõttu ei ole mõtet segada ega vahele ennast sättida ega toppida. Sellised lood. Kõigil, kes ei usu üleloomulike jõude, tasub tähelepanelikult kuulata järgmist lugu. Selle jutustab sõjaväelane ja vaimulik Einar Laina. Salestasime temaga intervjuu novembris 2015. Kohe jutuajamise algul palusin Einar Lainal kirjeldada isiklikke kokkupuuteid maavälise mõistusega. Ehk teisisõnu, kirjeldada tema suhteid inimese silmis üleloomulike jõududega. Küsimus on delikaatne, kuna ta puudutab mind isiklikult ja nii palju siiski ma saan sellest rääkida, et see on mõjutanud kogu elu, tervet elu pidevalt ja kindlasti ka palju määranud valikutes, suhtumistes, inimeste jälgimises. Ja lühidalt on lugu nii, et juunikuu 1941 sõda oli kohe kuskilt algamas ja siis mul oli niisugune kontakt ja see ei saanud olla lapselik ettekujutlus kellegi juttude põhjal, et siis laps kujutab ette, kui ta on kuulnud vanemate inimeste jutte millestki, vaid see oli täiesti seni nii-öelda kogematu ja teadmata asi. Ja see kontakt tegelikult ei olnud esimene, vaid see oli selle jätk, mis tegelikult algas mitte enne sündi, vaid veel varem. No ütleme siis enne tulekut, ütleme nii. Ja see oli siis kindel märk, mis kinnitas seda, mida ma omani sisimas algusest peale teadsin, ja mulle oli see päris loomulik, et sealt, kust ma ise tulin, minuga ka kontakteerutakse ja julgustavad sõnad öeldakse. Ja muidugi tuli siis, ma sellest üksikasjaliselt ei räägi, las see jääb mulle nii omale,
aga see määras üldse suhtumise ja vaatamise kogu sellesse maailma, aga andis ka samal ajal võimsa üleoleku tunde kõigest sellest maisest, mis siin on. Sest me ju elame kosmilises ruumis, kui universume on palju, siis teisest universumist meile saadetud kiri aadress peaks ju algama sellega, et see ja see universum. Siis edasi juba linnutee ja päikesesüsteem ja lõpuks maakera ja lõpuks siis küla ja tänav, sest me elame ju kosmilises ruumis. Mind hämmastab pigem end mõistuslikuks olevuseks pidava olendi, keda inimeseks nimetatakse, niisugune masendav kolka egoism ja egotsentrism, nagu meie oleksime universumis ainukesed, kindlasti ainukesed mõtlevad olendid. Siit järgneb siis niisugune eneseimetluse ja kiituse laine, kust niisugune ülbus küll võetakse. Samal ajal me räägime kosmilistest mõõdetest nii ruumiliselt kui ajaliselt miljarditega. Ja siis meie viimase tsivilisatsiooni mingid armetud, no ütleme liialdatult 10 000 aastakest, võib-olla sedagi, mille üle siin nii hirmus ennast täis ollakse. Üks tsükkel saab lihtsalt täis. Ja kuna inimesed jagunevad maisteks ja kosmilisteks, võib-olla kõlab ülbelt niimoodi ennast liigitada nende kosmiliste hulka, aga lühidalt vähemalt minu elus on kosmilisel ruumil ja veel edasi lõpmatusel ja igavikul olnud suurem tähendus kui kõikidel kaduvatel asjadel. Ajalistel asjadel. Ja see annab inimesele erakordse üleoleku tunde, sellepärast ka nõukogude aeg ei olnud mulle raske, sest et mis see siis oli? Ma ju teadsin, et kõik on ajutine, nii nagu see, mis praegu on ajutine ja vigu teevad inimesed sellega, et nad seovad ennast liiga tugevalt ajutiste ja kaduvate asjadega. Ja selle tulemuseks muidugi on siis järjekordne läbikukkumine, katastroof. Ja nüüd me näeme ise, kuidas siis jälle ajutiste asjade valikutega on ka oma asi ajutiseks tehtud, ega midagi. Valikud on inimeste. Nii et kõikide aegade targad on rääkinud ühte juttu ja suur enamus teinud sellele vastupidist. Elame ülimalt põneval ajal. Kogu maailmas on inimeste käes mitu miljardit igal hetkel laskevalmis mobiiltelefoni. Asjatundjate arvates on just seetõttu tähelepanuväärsete UFO-vaatluste ja nende salvestuste arv viimastel aastatel plahvatuslikult suurenenud. Üksnes Ameerika Ühendriikides registreeritakse igal aastal üle 15 000 UFO-vaatluse. Järgnevalt näitame 3 maakera erinevatest piirkondades pärit videosalvestust, mis aastal 2017 ülemaailmse tähelepanu osaliseks said. Alustasime tänast saadet Inglismaal
ja Lõuna-Inglismaal sellega lõpetame. Saate algul saime teada, et ka kunagine Briti peaminister Winston Churchill oli huvitatud maavälise mõistuse ilmingutest. Saate lõpuminutitel aga konstateerime. Salapäraste kujundite tekkimine Lõuna-Inglismaa viljapõldudele jätkus raugematu hooga ka suvel 2017. Oleme viljaringide müsteeriumit meie saadetes korduvalt käsitlenud. Nende kohta on arvamust avaldanud ajakirjanikud, teadlased, vaimulikud ja paljud teised. Jätkame Igor Volke kommentaariga, mille salvestasime Tallinna teletornis. Ja kui nüüd viimase 5-6 aasta piktogramme jälgida, siis ma tahaks öelda, et Bulgaaria Teaduste Akadeemia ei ole ka just papist poisid ega üldse ülearu entusiastid, kes on võtnud asjasse väga tõsiselt süveneda. Doktor Filippovi juhtimisel on töörühm, kes on võtnud need piktogrammi materjalid oma töörühma nii-öelda uurida, et dešifreerida või dekrüpteerida seda signaali või sõnumit, sest paljudel puhkudel on näha, et on tegemist nagu kahendsüsteemis sõnumiga. Ja nad väidavad, et nad on saavutanud piisavat edu, nad teevad brittidega koostööd ja ma usun, et see saab olema meie saate tulevaste käsitluste teema igal juhul. Ja ühistunnused on ikkagi siis sellised, et need vilja lamendumised või see maastikuline eristumine ei ole tekitatud lihtsa mehaanilise tallamisega, vaid on tegemist nende viljakõrte puhul spetsiifiliste tunnustega. Ja see viitab sellele, et on tegemist lühilainelise relvaga, erilise tehnoloogiaga, kus viljakõrred töötavad kui antennid ja purunevad ja keerduvad siis teatud põhimõtte järgi. Et siin on nagu mingi väljaline toime. Et see on intrigeeriv, see võib olla armee, aga võib olla ka mitte päris meie tehnika, aga siis küsimus, et kelle tehnika siis. Ja ei ole välistatud tänasel päeval versioon, et kombineeritud armee ja meile tundmatute objektide koostegevus. Meid jälgitakse, meid valvatakse ja nad on üsna teadlikud meie tegevust ja nende võimekus meie keskkonnas toimetada ja meie keskel liikuda on rohkem kui keskmise liberaalse inimese fantaasia lubab ette kujutada. Tänase saate põhisõnumiks on teadmine, et kõik, mis meid maailmaruumis ümbritseb, ei ole mõõdetav ega kaalutav. Suurepäraselt on seda mõtet väljendanud astronoom Ernst Öpik. Universum ei koosne siiski ainult mõõdetavatest materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Lisaks nähtavale ja käega katsutavale maailmale eksisteerivad ka üleloomulikud jõud, keda meie esivanemad kutsusid haldjateks. Selle kosutava ja julgustava teadmisega tänase saatega lõpetame. Tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Soovin teile kaunist jõuluaega ja mõnusat aastavahetust. Peatse kohtumiseni.